No hommikust. Täna ma olen tulnud siia Alamvedja looduskaitsealale ja täna ma lähen rabasse. Õues hakkab juba valgeks minema, nagu te siin näete mul selja taga. Nii et täna ma plaanin minna drooniga rabamaastikku pildistama ja vaatame, mida lahedat me veel näeme. Just mõni hetk tagasi, nagu ma autoga siit tulin, siis läksid põdralehm üle tee koos 2 vasikaga, nii et väga-väga lahe oli. Ja nüüd, kui ma siin autoga ennast ära parkisin, siis siin mul selja taga seal raiesmiku peal ka keegi võsas ikka kõvasti ragistas, et kas siis karu või põder, et ei tea, kumb ta oli. Natukene siin ootasin välja, et ei tulnud. Aga jah, olgu, lähme rabasse, päike varsti tõuseb. Metsa all on nüüd läinud juba piisavalt valgeks, nii et mul ei ole enam pealampi vaja. Ja juba näen siit valgus paistab, nii et kohe oleme rabas. Päris siuke mõnus, siuke lahe jurgne mets on mul siin selja taga. Nii et jah, ma olen küll siin selles soos varem ka käinud, aga ma olen käinud alati teist kaudu, mis tegelikult on pikem. Ja ma vaatasin kaardi pealt, et siia viib ka üks teine tee, mis on natukene lühem, ehk siis nagu Laugastele ligemal. Ja mõtlesin, et tulen proovin huvi pärast, ma ei ole siin kunagi käinud siit kaudu. Ja siit on tõesti lühem maa. Nii et ma olen 200 meetrit veel ja peaksingi juba rabas olema. Nii, nüüd ma olen jõudnud rabasse, siia Alamvedjale ja päike hakkab varsti tõusma. Juba värvib siin ees pilvi, nii et väga-väga ilus on. Püüan ruttusid mõned pildid teha, liigun natukene edasi. Tahan praegu ära kasutada seda ilusat taevast, sest et siuksed punased, ilusad värvilised pilved annavad alati pildile väga palju juurde. Näete, päike värvib siin juba pilvi, taevas on siuke ilus, mõnus punane, nii et väga-väga lahe. Ja natukene udu on ka siin raba peal, nii et väga vinge.
aga lahe. Mul on jube hea meel, et ma täna tulin. Ma jälle tükk aega on rabas käinud. Kas ei ole olnud siis sellist sobivat ilma minu jaoks või lihtsalt ei ole aega olnud ja täna siis lõpuks üle pika aja jälle tulin. Ja kohe selline ilus päiksetõus ka, nii et super. Aga olgu, ma liigun natukene edasi. Jube ilus hommik on täna. Mulle nii meeldib. Tundub, tudu hakkab ka tihedamaks minema. Nii lahe. Ma tegelikult jäin isegi natukene hiljaks. Ma arvan, et ma oleks võinud 20 minutit varem juba jõuda siia. Aga ma veel hommikul kodus vaatasin, õigemini öösel, vaatasin veel ilmateadet ja jäin mõtlema veel, kuhu ma lähen. Kas ma lähen Endlasse või ma tulen siia Alampedjale. Aga jah, nii lahe hommik on, et ja küll. Ma lähen liigun natukene edasi, püüan veel seda ilusat värvide mängu ära kasutada siin kuskil laugaste peal. Ja siis ma arvan, et varsti laseme drooni ka lendu. Nii, aga ma proovin nüüd drooni lendu lasta ja vaatame, kuidas see kõik siin siis ülevalt vaadatuna välja näeb. Kuna mul sellist siinriget ühtlast maapinda siin soos ei ole, siis ma pean ta käest lendu laskma, nii et vaatame, mis saab. No nii. Nii, ja siit me läksime. Wow. No nii. Käes.
väga äge oli. Udu küll täna ülevalt vaadates isegi nagu väga tihe ei olnud, aga ilus oli ikka, niisugune mõnus. Pakin drooni ära ja siis lähen jalutan natukene veel siin ringi laubaste vahel. Teen veel natukene pilte. Päike tuli ka nüüd nagu rohkem välja pilve tagant. Ja siis pärast poole võtsin mingi see mõnusa koha, kus natukene maha istuda, juua teed, mis ma kaasa endale võtsin ja lihtsalt olla siin niisama. Nii. Nii, ma olen nüüd tänaseks pildistamise lõpetanud. Nüüd on aeg võtta välja soe mustsõstra tee ja nautida idülli. Praegu on niisugune augusti lõpp, on selline põdrakärbeste aeg. Põdrakärbsed on jube tüütud, aga midagi ei ole teha, tuleb ära kannatada. Õnneks siin neid praegu väga palju ei ole, enne seal metsas, kui ma tulin, siis seal on neid nagu rohkem. Rabas on siin täitsa juba natukene sellist sügisest meeleolu tekkinud. Nii palju, kui ma siin aastate jooksul looduses olen käinud, ma olen üldse tähele pannud, et rabades nagu kuidagi jõuab see sügis varem kohale kui mujal looduses. Et kui mujal on veel kõik selline ilus roheline, siis augusti lõpus ikkagi soos on juba, enam ei ole nii palju rohelist, on juba selliseid kollakaid, pruunikaid toone. Nii et jah. Sügis on lähedal. Juba mõnus on sellises metsikus looduses, täiesti inimtühjas rabas, istuda lauka serval ja juua sooja teed ja nautida ilusat hommikut. Mõtlesin tükk aega, et kas ma tulen täna siia Alampedjale või lähen Endlasse, Männikjärve rabasse. Aga esiteks ma olen Endlas nii palju käinud ja kuidagi nagu ma vahel tunnen, et see hakkab minu jaoks nagu ennast juba ammendama. Ja teine asi on see, et see on selline turistiraba, et seal käib jube palju inimesi. Ja kui tahad sellist ja kui tahad sellist rahu ja vaikust nautida ja sellist omaette olla, siis ei ole see kõige parem koht. Ja siis ma mõtlesin, ma tulen täna siia Alampedjale ja pildistan siin natukene ja veedan hommiku siin. Ma ei ole siin tükk aega käinud, viimati ma käisin juunis. Siis oli ka hästi ilus hommik.
üldiselt ma siin väga tihti ei käi, aga täna siis tulin. Ja jube lahe oli see, et ma nägin ju hommikul põtru. Pildistamiseks oli muidugi veel liiga pime ja nad auto eest läksid üle teega, ma ei oleks jõudnud pilti teha ka. Aga ikkagi jube lahe oli näha, kuidas põdralehm läheb pimedas autotulede valguses, läks üle tee ühest metsast teise ja 2 väikest vasikat veel järel. Nii et jah, äge. Siin ikka loodust on. Nüüd ma joon oma tee ära, istun siin natukene ja siis ma arvan, et ongi tänaseks kõik. Viskan oma koti selga ja tagasi kodu poole. Praegu on päris palavad ilmad ka. Et päeval on siin ikkagi 25-6 kraadi sooja, tuult ka eriti ei ole, siis on jube palav, et siis niimoodi enne päiksetõusu vara hommikuti soos käia on selline jube nagu värskendav, mõnus. No nii, ma olen jõudnud rabast juba metsa. Kohe varsti olen auto juures. Ja ma arvan, et tänaseks siis lõpetan. Teiega näeme jälle järgmisel korral metsas. Ja võid alati julgelt minu videosid jagada, laikida, kommenteerida. Ja kes veel ei jälgi mind, siis võite ka tulla mulle jälgijaks. Niiviisi te näete alati, kui ma midagi postitan ja kus ma käin ja mis ma teen. Aga olgu, tšau!